Lisaks saame me lingile lisada ka sihtmärgi atribuudi ehk siis target atribuudi. Ja target atribuudiga me saame määrata, kas see link avaneb siin samas lehes, mis meil lahti on, või ta avaneb näiteks uuel vahelehel. Lähen siia index.html faili sisse ja siin, kus mul on link kontaktlehele, lisan atribuudi target. Võrdub jutumärgid. Kui me soovime, et see link avaneks siin samas lehes, mis on ka vaike väärtus, siis me kirjutame self ehk eesti keeles ise. Kui me soovime, et ta avaneks uuel lehel, siis me kirjutame väärtuse blank ehk siis tühi leht või uus leht. Me saame kirjutada ka parent või top, aga neid kasutatakse sellisel juhul, kui me hakkame kasutama elementi iframe, mida me hetkel ei tee. Ja praegu soovime, kuna ta praegu ennem avaneski meil juba samal lehel, siis me soovime, et avaneks uuel lehel. Ja selle jaoks lisan siia alakriipsu ja blank. Salvestan, uuendan ja kui ma nüüd vajutan kontaktlingile, siis see kontaktleht avaneb uuel lehel. Ma saan lihtsalt nüüd kinni panna, avada teda korduvalt, kui ma soovin. Iga kord avaneb see leht uuel lehel. Samamoodi saame me seda target atribuuti ja blank väärtust lisada ka näiteks siia sellele pildilingile. Me saame teha ka linke, mis töötavad ühe lehe piires. Selle jaoks lisame mõnele elemendile atribuudi ID ning selle abil saamegi viidata lingiga just selle ID-ga elemendile. Näiteks lisame siia alla äärde ühe pealkirja H1 pealkiri ja selle pealkirja ID võiks olla näiteks banaan. Lisan siia lihtsalt ID banaan. Salvestan ja see pealkiri banaan on siin täiesti olemas. Kuna see veebilehel on praegu väga vähe infot, siis ma lisan siia lihtsalt mingit sellist suvalist infot natukene juurde, et siin oleks infot, mille vahel me saame liikuda. Tere. Ja ma panen seda ridasid siia juurde, salvestan ja nii, nüüd see pealkiri on meil siin peidus. Ja kui ma nüüd sooviks teha linki, mis viib meid just selle ID-ga banaan elemendi juurde, siis ma lisan siia päris päisesse ühe uue lingi ja kirjutan siia selle lingi märgendi tähise A ja hypertext reference võrdub ja siia jutumärkide vahele kirjutan hashtag, mis on ID tähis ja nüüd selle ID nime, banaan. Ja tekstiks näiteks vii mind pealkirja juurde. Salvestan, uuendan ja nüüd siin üleval on link vii mind pealkirja juurde. Kui ma siia peale klikin, siis mind viiakse automaatselt siia, kus asub see pealkiri. Lähen tagasi jällegi pealkirja juurde. Ja nii ma saan tegelikult ID-dega määrata siin erinevaid osasid, kuhu ma soovin liikuda. Võib-olla kui meil veebilehe üleval ääres on üks menüü ja meil on väga pikk veebileht, kus on väga palju infot, siis me saame selle menüüga määrata, et kasutaja viidaks kas esimese peatüki juurde, teise peatüki juurde, kolmanda peatüki juurde ja nii edasi. Ja tegelikult me saame seda banaan ID-d kasutada ka siis, kui me viitame ühelt lehelt teisele. Näiteks kopeerin siit selle teksti joru siia ka selle pealkirja alla, et meil oleks lehel veel rohkem infot ning nüüd kopeerin ka selle hashtag banaan, lähen salvestan, lähen kontakti lehele ja siia index.html lõppu kleebin selle hashtag banaan. Ja nüüd, kui me läheme kontakti lehele ja vajutame tagasi, siis meid peaks viidama otse selle ID banaan pealkirja juurde. Ja viidigi, me viidi kohe pealkiri juurde. Ehk kontakt tagasi ja kohe pealkirja juurde. Nii me saame teha lingi näiteks täpselt mõnel teisel veebilehel asuva kindla ID-ga elemendi juurde.